Tere siis kõigile. Aitäh, et olete tulnud tänasele veebiseminarile. Ja ette siia siis veel paar sellist üldist asja. Et nagu me alguses välja lubasime, siis meil on kõigile osalejatele ka lõpus kingitus. Et kõik, kes siis lõpuni vastu peavad, siis teil on ka kingitus. Teiseks, teil on kõigil võimalik küsida meilt küsimusi, et kui te liigute natuke allapoole, siis seal on näha teie nimi, siis te saate kirjutada selle sinna, et kellele see küsimus on, kas mulle, Terele või siis veel kellelegi teisele. Ja siis sinna saate küsimuse kirjutada. Ja me püüame küsimustele vastata ka jooksvalt, aga kui neid tuleb rohkem, siis me püüame vastata lõpus, või kui neid on väga palju, siis me vastame kirjalikult pärast, saadame teile hiljem e-maili koos nende küsimuste vastustega. Ja nii kaua, kuni te ootasite, siis algust oli ka meil seal võimalus kirjutada meile, et mida te soovite tänaselt webinarilt nagu õppida, kuulda. Ja siis aitäh kõigile, kes sinna ka vastasid. Et näeme siin mõndasi huvitavaid asju, et mitu inimest on kirjutanud, et infot soovitakse, tarkusi, siis uusi lahendusi. Et ma usun, et kõiki neid asju saab. Nii, aga okei, hakkame siis peale. No, alguses siis, kes me oleme, et Joonas minu nimi, olen siis Costpocketist. Alustasime Costpocketiga 2016 aastal ja põhiliselt tegelen siis klienditoega, natuke aitan müügi poolt ja viimasel ajal olen aina rohkem siis selline vahelüli nagu klientide ja arendajate vahel. Et ma püüan aru saada, mida kliendid soovivad ja siis teen seda nagu söödavaks siis arendajatele, et kuidas seda päriselt siis nagu ellu viia. Nii, Terje. Jah, tere ka minu poolt. Minu nimi on Terje ja kunagi olin ma siis Directo kliendiks ja kasutasin Directot kliendina. Teatud aastad olen ma siis olnud Directos konsultant ja tegelenud ka juurutusega ja täna olen siis tegev müügiosakonnas. Nii. Hakkame siis peale. Natuke ka, mis me siis täna teile räägime, et kõigepealt ma näitan mõned slaidid, räägin Costpocketist, siis näitab Terje teile mõned slaidid, tutvustab Directot, siis me teeme ühe suure demo. Kõigepealt näitan, kuidas ühte tšekki esitada, siis digiteerime ühe arve, siis teeme ühe kulu- või lähetusaruande ja lõpus ühe sõidupäeviku ka. Ja Terje näitab ka, kuidas need kõik dokumendid või aruanded siis ka Directosse jõuavad. Pärast seda räägib meile Ene, ETS Nordist, nende kogemusest, et kuidas siis nende elu on muutnud siis Costpocket ja Directo. Siis mina räägin lõpus veel natuke täpsemaid seadistusi, mis Costpocketisse on tekkinud ja Costpocketi hinnastamist. Ja siis lõpus võtame veel ka küsimusi, vastame küsimustele ja siis ma näitan seda väikest kingitust ka teile. Mis see Costpocket siis üldse on? Pakume siis dokumentide digiteerimist. Nagu ma alguses ütlesin, alustasime 2016 aastal. Kõigepealt digiteerisime ainult tšekke, aga siis hästi palju tuli meil kliente, kes olid, et okei, et tšekid digiteerite teie ära, aga meil oleks ka arveid vaja digiteerida, et kas arveid saaks ka digiteerida. Siis ühel hetkel me lisasime ka arvete digiteerimise ja hästi sarnases olukorras olime uuesti nüüd, ütleme mõned aastad tagasi, 2 aastat tagasi, kliendid olid uuesti, et okei, tšekid digiteerite teie ära, arvet digiteerite teie ära, aga kas e-arved oleks võimalik ka vastu võtta. Et siis 2021 aasta alguses pakume ka e-arvete vastuvõtmist. Nii.
Tänasel päeval tegutseme aktiivselt 4 riigis, Soome, Eesti, Läti, Poola. Need on siis need riigid, kus meil on kõikides riikides ka koha peal olemas klienditugi või müügiinimene. Ehk siis kohalikus keeles, kui te pöördute meie poole, siis kohalikus keeles vastatakse teile ja aidatakse teid. Tegelikult on meil kliente üle maailma. Nii, digiteerimisest natukene. Märtsikuus digiteerisime 182 000 kuludokumenti. Pakume nii robotdigiteerimist kui ka koos inimkontrolliga digiteerimist. Et robotdigiteerimine siis on see digiteerimine, kus teete dokumendis pildi, robot kuvab teile nagu vastused, mis ta sealt dokumendi pealt leidis ja siis pildist ta saab ise kohe öelda, et jah, need on õiged või soovib seal on ju midagi veel nagu parandada ja pärast seda see dokument liigub otse edasi raamatupidamistarkvarasse. Koos inimkontrolliga digiteerimine on siis see vanakooli digiteerimine, see digiteerimine, mida on turul juba üle 10 aasta pakutud, et ongi päriselt esitate dokumendi ja meiepoolne inimene vaatab need dokumendid nagu üle, et oleks kõik õige ja siis saadetakse edasi see teie raamatupidamistarkvarasse. Ja digiteerime siis nii arveid, tšekke kui ka erinevaid dokumente e-maililt, et kui vaadata just Eesti ettevõtteid, siis me näeme seda, et pabertšekkide arv pigem ajas kahaneb, et kui vaadata võrrelda nagu aastate lõikes, siis on näha, et pabertšekkide osakaal pigem nagu väheneb, aga mida me turul näeme on, et aina rohkem tehakse internetioste ehk ostetakse erinevatelt pakkujatelt, näiteks nagu Bolt, Uber, Facebook, Amazon, Google, Airbnb, et tehaksegi need internetioste, kus siis e-mailile saadetakse see kuludokument, mis iganes erineval kujul. Ja me näeme suurt vaeva, et erinevaid neid e-maili saadetud dokumente ilusti vastu võtta, digiteerida ja teile raamatupidamistarkvarasse edasi saata. Võib-olla veel huvitavaid asju, et 182 000 dokumenti, umbes 60% nendest on juba arved, et näeme pigem arvete osakaalu kasvamas päris kiiresti. Ja kui võrrelda siis, et kui palju nendest dokumentidest käib siis läbi robotdigiteerimise ja kui palju läbi inimkontrolliga digiteerimise, siis alla 30 000 dokumendi käib läbi inimkontrolliga digiteerimise. Ehk siis see lõviosa või enamik dokumente tegelikult käibki lihtsalt robotdigiteerimisest läbi ja saadetakse raamatupidamistarkvarasse edasi. Digiteerimise täpsuses siis natukene, et koos inimese kontrolliga digiteerimisel me pakume 99,5% täpsuseks ja siis see tabel seal all näitab siis kui palju, et mis see täpsus on siis robot digiteerimisel. Ja kuidas seda tabelit lugeda on ülevalt alla, et ongi, et pangakonto number, valuuta, dokumendi number, makse tähtpäev, viitenumber, väljastamise kuupäev, VAT rows on nagu käibemaksuread või summaread käibemaksuread ja siis supplier on siis tarnija informatsioon. Ja kuidas seda lugeda on niimoodi siit vasakult paremale, et kui me võtame näiteks pangakonto numbri, siis recognition frequency näitab siis, kui tihti robot andis tulemuse. Ehk kui lisate 100 dokumenti, siis 96 korral robot andis tulemuse. Ja recognition precision on siis, et kõikides kordades, kui robot andis tulemuse, siis mitmel korral see oli õige. Ehk siis, kui robot andis 100 korda vastas tulemuse, andis pangakonto numbri, siis 98 korral oli see pangakonto number õige. Ja cumulative on tegelikult nende 2 korrutiseks. Eks see tegelikult see kõige tähtsam number on siin lõpus. Et see näitabki, et kui lisate 100 dokumenti, siis 95 korral robot leidis pangakonto numbri ja see pangakonto number oli õige. Nii. Alguses mainisin ka paar sõna e-arvetest, et läbi meie on võimalik vastu võtta e-arveid ja pakume sellist hinnastamist, et 1 euro eest on võimalik 100 e-arvet vastu võtta. Ja siis ma olen siia pannud kirja mõned eelised. Kõige suurem eelis, mida me ise kuulame raamatupidajatelt, on see, et kui me küsime, et mis siis oli enne, kui kasutasite Ghostpocketit ja mis nüüd muutus, siis kõige suurem eelis on see, et
enne kui nad võtsid Costpocketi kasutusele, oli see 20. kuupäev hästi selline stressirohke, sest kõik dokumendid tulid viimasel hetkel. Aga nüüd ongi niimoodi, et dokumendid pigem tulevad jooksvalt. Ja hästi tihti ongi niimoodi, et uue kuu alguses on mõnel ettevõttel kõik dokumendid juba olemas ja raamatupidaja saab deklaratsioonidega alustada. Mõne teise ettevõtte puhul on niimoodi, et enamik dokumente on olemas, aga mõned üksikud, et ongi raamatupidaja saab nagu vaadata, et siin on veel paar dokumenti puudu ja juba kuu alguses kirjutada nagu ettevõtte juhile, et kuule, ole hea, vaata üle, et äkki leiad need dokumendid ka ülesse. Ja siia ma tegelikult lisasin ka veel ühe huvitava graafiku, et see näitab niimoodi, et all on päevad, ehk siis dokumendi loomise päevad, millal nagu dokument loodi ja siis on nagu protsent, millal see meie süsteem esitati. Ehk näiteks esimesel päeval, ehk siis see on sama päev, kui see dokument loodi, kas siis check printiti või teile saadeti e-maili peale see PDF, siis 23% dokumendist esitati juba esimesel päeval. Ja kui me läheme näiteks 7. päeva juurde, siis see on umbes 55%. Ehk siis päris kiiresti esitatakse, päris palju ja päris kiiresti esitatakse dokumendid ära meile. Ja võib-olla küsimus, et miks see tabel läheb siin 60. päevani välja, on see, et meil on ka kliente, kes ei ole käibemaksukohuslased ja nende puhul siis nemad nagu teevadki korra aastas aruandlust, ehk siis saadavadki uuel aastal kõik oma eelmise aasta dokumendid meie süsteemi. Siis veel paar punkti on, et digitaalne arhiiv, ehk arhiiv on nii Costpocketis kui ka Directos, mõlemad hoiame ilusti arhiivi, et ei pea selle pärast muretsema. Ja siis anname siis selle andmesisestustöö üle robotile, et ei pea, et võtame selle töö, mis ei loo liiga palju väärtust inimestelt ära, et anname selle nagu robotile üle. Nii, Tere, sina vist nüüd lähed edasi. On sulle selle? Tere veel kord ka minu poolt. Kuna siin webinaril osalejate seas on ka kindlasti neid, kes ei ole nii hästi Directoga tuttavad, siis räägin natukene ka põgusalt Directost. Ja mida siis Directo kohta öelda võib? Directo ettevõttena asutati siis aastal 2000 ja 2002 olid siis Directol juba esimesed kliendid. Ja sealt edasi on Directo siis pidevalt kasvanud ja arenenud. Samamoodi kasvame ka oma kollektiivi poole pealt, et tänaseks töötab Directos juba 54 inimest ja kasvame jätkuvalt. Ja ei ole tegemist siis ainult meie puhul Eesti kontoriga, vaid Directol on esindused ka Lätis, Leedus ja Soomes ja seal toimub siis ka Directo konsultatsioon, juurutus ja müük. Ja nendes keeltes saab Directot ka siis kasutada ja lisaks siis ka inglise keeles. Nagu ma ütlesin, me kasvame pidevalt ja täna siis kasutab Directo äritarkvara juba üle 4400 ettevõtte, mis omavad siis enam kui 70 riigis esindusi ja ka seal siis kasutatakse edukalt Directot. Mis on Directo äritarkvara? Directo eesmärk on katta kõik ettevõtte põhilised äriprotsessid ja seda siis finantsarvestusest kuni tootmiseni välja. Lisaks on siis ka võimalused konsolideerimiseks ja samuti on ka selline huvitav lahendus nagu Directo to Directo, mis võimaldab siis klientidel ja hankijatel saata siis ühest Directost teise dokumente ja see tähendab seda, et ei liigu enam ei e-arve ega paberarve või paberdokument, vaid kui tehakse tellimus ühe poole peal, siis tekib juba ostutellimus siis partneri Directosse.
Directo on tugev ka liideste poole pealt, ehk siis Directoga on võimalik liidestada erinevaid tarkvarasid ja rakendusi. Ja oleme välja töötanud siis sellised standardsed liidestused, sinna hulka kuuluvad siis loomulikult kõik e-arveoperaatorid ja palju teisi rakendusi, näiteks ka on meil liidestus Cargossoniga, erinevate VMS tarkvaradega ja loomulikult teeme siis ka liidestusi kliendipõhiselt, et on ju väga palju erinevaid rakendusi, millega oleks vaja Directot veel teatud juhtudel liidestada. Ja loomulikult oluline osa siis on ka Directo elus CostPocketil, kus siis klientidel on võimalik väga mugavalt siis pildistada üles kuludokumendid ja ülimugavalt need Directosse edasi suunata. Ja annangi siinkohal tagasi sõna Joonasele ja hakkame vaatama siis nüüd natuke juba CostPocketisse ja Directosse sisse. Nii, super. Ja siis CostPocketi äpp näeb välja selline, nagu te siin praegu ekraanil näete. Ja ta on telefonis ja arvutis täpselt samasugune. Üks ainuke erinevus on see, et kui telefonis lähete teie pilti, siis ta läheb kaamerasse. Praegu siin, kui ma arvutis vajutan teie pilti, siis ta teeb lihtsalt kausta lahti, kus ma saan nagu dokumenti lisada. Mis siin veel on, siis üleval on ettevõtete nimekiri. Minul on neid hästi palju, tavaliselt ettevõtetel on seal võib-olla 1-2. Siis siin on üksikud dokumendid, mis ma olen lisanud ja aruanded. Ja nagu näha, siis siin ühtegi avatud aruannet ei ole, et kõik aruanded on juba ära saadetud. Ja üleval paremal on ka seaded ja siis siin on siis näha dokumendid, mis on juba esitatud. Ja ma teen niimoodi, et ma kõigepealt näitan ühe tšeki esitamist, siis digiteerime ühe arve ja siis pärast vaatame ka aruannete poolt. Aga enne, kui ma seda tšeki hakkan esitama, ma näitan ühte seadistust, mis ma tegelikult olen ise juba ära muutnud. Et kui ma lähen seaded, täpsemad seaded, halda dokumendi esitamise sätteid ja halda kululiike, siis siin on mul võimalik tegelikult teha täiesti nagu custom kululiigid, et teil ongi võimalik luua sellised kululiigid, nagu teie ettevõttele on vajalik. Ja saab muuta neid olemasolevaid. Näiteks, kui teil üldse esinduskulu ei ole vaja, siis on võimalik see ära kustutada või üle kirjutada või lisada siis juba mõni kululiik siis olemasolevate kululiikide alla, et kui ma lähengi see sõiduauto, lisa alamkategooria ja siis ma saangi siia nagu täiesti vabas vormis lisada kululiigi. Näiteks me võime proovida teha niimoodi, et teeme leasing näiteks. Leasing lisame siia alla. Nüüd siia tuli üks kululiik veel juurde. Ja pärast te näete, miks on hästi tähtis, et me kasutame neid kululiike, et Directos on võimalik see asi kõik väga täpselt ära seadistada. Nii, lähme siit tagasi. Ja alustamegi siis sellega, et esitame ühe tšeki. Me lisagalleriist. Siis Siis siin on üks kütuse dokument. See on veel sellest ajast, kui kütus ei olnud nii kallis. Nii, ava. Siis ta küsib mõned küsimused, et ta küsib, kas see kuulub hüvitamisele, et kas mina eraisikuna soovin saada seda raha tagasi või ei kuulu hüvitamisele, et siinkohal ei kuulu hüvitamisele. Siis ta küsib, et kuidas selle eest maksti, et sularaha, firmakaart või pangaga ülekanne, see on ettevõtte kaardiga makstud. Siis ta küsib, mis see kululiik oli. Lähmegi nüüd siia sõiduauto alla ja valimegi selle kütus, et oligi kütusekulu. Siis siin on võimalik lisada kommentaar ja võimalik on, üks äge asi on see, et ta näitab siin all juba olemasolevaid kommentaare. Et näiteks kui ongi mingi projekt või objekt,
siis et kui ühe korra selle sisestate, siis järgmisel korral on hästi lihtne siit teda kasutada. Praegu ärme meie lisa midagi siia. Siis ta küsib, et kas soovime lisada ka aruandesse. Teeme niimoodi, et seda esimest dokumenti me ei lisa aruandesse. Siis siin ta näitabki, see ongi siis robot digiteerimine, ehk näitab kõik andmeid, mis robot selle dokumendi pealt välja leidis ja siis seda pilti. Selle dokumendi pealt ta leiab kõik andmed ilusti välja, ehk ma tegelikult võiks lihtsalt vajutada salvestada, aga oletame näiteks, et ta ei leidnud valuutat, siis ma näitan teile, kuidas see, kui mingi väli on puudu, siis kuidas te saate ise seda lisada. Siis ta niimoodi küsibki, et okei, et valuutat, et ma panin, et valuuta on vale, et mis see valuuta siis oli. Siis panemgi euro ja siis ta näitabki digiteeritud ja saadetud, et ta saadab selle kohe raamatupidamise tarkvarasse edasi. Ja enne, kui ma sõna järje Terjele annan, ma näitan teile ka, kuidas siis teile e-mailile saadetud arveid digiteerida. Et meil on siis igal ettevõttel on oma unikaalne e-maili aadress, kui ma lähen siit ülevalt seaded, siis e-maili aadress näeb selline välja, et on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com ja peale vajutades, klõpsates, siis ta kopeerib selle. Nüüd ma lähen enda postkasti, mul on siin üks Sony arve. Panengi lihtsalt forward, nagu edasta, kopeerin selle sama aadressi siia ja saan ka pealkirja editida, et kui ma soovin midagi raamatupidajale kaasa kirjutada, siis kõik, mis ma pealkirja kirjutan, läheb raamatupidajale kaasa. Siin on näiteks, et palun see ära maksta, võime selle eest näiteks ära võtta. Ja siis lihtsalt saata. Nii. Nüüd siis see dokument saadetigi meie süsteemi ja robotil on aega seda digiteerida nüüd kuni 1 minut. Et siis me peame natuke ootama, aga ma nii kaua, kuni me ootame, ma näitan teile ühte teist asja, et siis räägingi sellest e-mailiga digiteerimisest. Et meie süsteemi on tegelikult võimalik saata e-maile, kus on kuni 100 manust. Ja mis meie süsteem siis teeb, ta võtab kõik need manused nagu eraldi dokumentidena vastu. Et see sobib väga hästi siis, kui keegi on neid dokumente kuskile kogunud, kuskile kausta või kuhugi ja oleks need kõik vaja nagu ära digiteerida ja ühe korraga sisse saata. Ma tean ka seda, et on küsitud, et kas oleks võimalik ka niimoodi, et kui on 2 manust, et ta nagu merge'iks need kokku. Me tegelikult alustasime ka selle arendusega, et ma loodame, et suveks on võimalik ka niimoodi juba kasutada, et kui teil on rohkem manuseid, siis meie süsteem lisab nad 1 manuseks ja lisab kaasa sinna, saadab nagu kaasa raamatupidamise tarkvarasse. Et veel ei tea, kas me teeme niimoodi, et e-maili pealkirja tuleb merge kirjutada või siis lisame eraldi seadistuse, kus ongi, et jah, et ma soovin, et manused liidetakse kokku, kui ma saadan manuse. Ja siis teine asi on see, et ei pea olema PDF manus, kui saadate meile, võib olla ka TIFF. TIFF on siis, kui teil on kontorisse suur skänner, siis tema tavaliselt annab TIFF-faili. Võib saata XML-i. XML ongi siis e-arve, mis teil on e-mailiga saadetud. Ja XML võib olla nii 1.1 kui 1.2. Ehk siis erinevus on see, et 1.1 on see PDF eraldi kaasas, 1.2 on XML-i sees see PDF-fail juba. Siis võib docs-fail olla, see on see Wordi-fail, JPG, PNG on pildi-failid ja HTML on siis, HTML-fail ongi see siis, kus see e-maili sisu ise ongi see kuludokument, et Ameerika ettevõtted kipuvad saatma selliseid, kus see HTML, et see e-maili sisu ongi see kuludokument. Et ka neid kõike võib meie süsteemi saata. Nii, lähme siia tagasi. Teeme värskenduse ja siis me siin juba näeme, et see dokument, see Zone Media on ilusti vastu võetud ja edasi saadetud raamatupidamise tarkvarasse. Et nüüd Terje näitab, kuidas nad jõuavad Directosse ka. Just, et nagu näha oli Costpocketis märge, et need on edasi saadetud siis meie tarkvara poole, Directo poole ja kuhu need dokumendid siis Directos jõuavad. Nad jõuavad sellisesse kohta nagu dokumentide transport, mis asub siis üldises tulbas
Ja kui me siit selle registri avame, siis ongi näha, et siia on jõudnud 2 dokumenti ja tegemist on siis arvetega. Esimesena saatis Joonas siis meile tšeki ja et sellest tšekist nüüd teha ostuarve, saame me selle siit kenasti avada. Näeme, et siia on jõudnud ka juurde siis pilt sellest tšekist ja vajutades nupule loo ostuarve, tekib meile kenasti ostuarve põhi ja see manus lisatakse siis automaatselt siia ostuarve külge. Nagu näha, tänu siis digiteerimisele on kenasti ära täidetud dokumendi päis, kus on siis näha, et tegemist on Olerexi tšekiga ja samuti on siis olemas siin ka hankiarve number näiteks ja samuti on siis jõudis siia ka kommentaar, et kütus osteti siis firma kaardiga ja saame siis panna siia vastava tunnuse, minul on see tasumistingimuseks siis on kõhtäht. Ja samuti on näha siis siin allpool, et on tekkinud ka kenasti kulurida ja nagu näha, on siin kohe olemas ka konto, isegi objekt ja näha on ka, et tegemist on autode kütusega. Kuidas see niimoodi nüüd juhtus, on see, et Joonas siis näitas, et on võimalik siis ära kirjeldada Costpocketis erinevad kululiigid ja need kululiigid tuleks siis täpselt samasuguste koodidega ära kirjeldada ka Directos. Ja kui me vaatame korra, kus need kululiigid asuvad, siis te leiate need seadistuste all. Kõige lihtsam on siis võtta siit süsteemi seadistused ja hakata kirjutama kulutuste tüübid ja siia on teil võimalik siis sarnaste koodidega lisada kõik need kulutuste tüübid. Võtan selle konkreetse kütuse siit lahti ja siin on siis näha, et ma olen kenasti saanud panna siia külge ka kulukonto, mis peab alati lisanduma ja minu puhul siis, minu näites siis lisandub siia alati ka objekt, mis on siis üldkulud ja samamoodi olen ma siin ära saanud märkida ka käibemaksukoodi, antud juhul siis 20%. Ja kui kõik need kululiigid on Costpocketis ja Directos sünkroonselt seadistatud, siis jõuavadki kenasti siia ostuarvele ka need täidetud read. Ja tegelikult ega siin ju muud ei olegi, raamatupidajal on võimalik see ostuarve siin üle vaadata, võib-olla täiendada ja kinnitada. Kinnitamisel tekib siis kohe kannega finantsi, aga on siis olukordi ka, kus raamatupidajad või ettevõtte süsteem on niimoodi paika pandud, et see arve peab ikkagi läbi käima ka näiteks menetlusringist, siis on võimalik Directos kenasti ära seadistada ka digitaalne menetlusring. Kui see ei ole lisatud sinna sellist automaatikat, et menetlejad täituvad ostuarvel mingite tingimuste järgi automaatselt, siis loomulikult siin ostuarve peal on ka olemas SAK menetlus, kuhu saab siis vajalikku menetleja lisada. Kui teil on küsimusi Directo digitaalse menetlusringi kohta, siis võtke meiega ühendust, räägime lähemalt. Sulgen hetkel selle dokumendi siit ja vaatame ka siis seda teist dokumenti, mis jõudis nüüd, mis saadeti siis meile otse e-mailiga. Võtan siit selle lahti jällegi dokumentide transpordi alt, teen veidi suuremaks ja ka siit jällegi nupuvajutus loo ostuarve. Kui nüüd antud hankijat, näiteks seda Zone Mediat meil baasis ei ole, tuleb siia juurde ka veel väike vaheteade, kus Directo küsib, kas sa soovid selle hankija lisada.
ja genereeritakse siis kohe ka see hankija kaart kenasti, kui teda ei ole meil baasis. Aga antud juhul oli mul see Zone Media hankijana siin olemas ja avan arve. Ja jällegi liigub see dokument manusena siia ostuarve külge. Ära on kenasti täidetud ka siis see päise osa ja nagu näha, on ka siin mul lisandunud siis kulurida vastava konto ja objektiga. Siin on siis kasutatud sellist võimalust Directos, et kui mul on sellised perioodiliselt ja pidevalt esinevad arved, on mul võimalik siin samas hankija kaardi peal ära täita siis hankija automaatika. Ja praegu ma saan korra siis avada selle siit lühiklahviga Alt-V, selle hankija kaardi. Ja siin hankija kaardi peal on siis selline sakk nagu automaatika. Ja nagu näete, siis antud juhul olen ma kasutanud siis viitenumbrit, et kui sellise viitenumbriga ostuarve tuleb, siis olen ma programmile kirjutanud ette reegli, et täidetakse ära siis vastav kulukonto, pannakse peale vastav käibemaksukood ja siin antud objekt. Ja seda e-arvete XML reeglite osa on siis võimalik erinevatel viisidel kasutada, et kui te näete siin esimesel real on siis ka veel sisaldus, et kui on näiteks ridadepõhine digiteerimine, siis ta suudab ka ridade pealt, siis näiteks telefoniarvete puhul on tihtipeale parkimine, siis ta suudab ka näiteks selle sisalduva sõna järgi siis juba panna vajaliku konto ja käibemaksukoodi ja objekti näiteks või ka projekti. Ja nagu te näete, siis siin on millegipärast tasumistingimus läinud punaseks. See tähendab seda, et tegelikult hankija kaardi peal oli mul pandud siis maksetähtaeg 14 päeva, aga e-arvena tuli siis mulle sisse info, et antud arve puhul on 10-päevane maksetähtaeg, siis programm annab selle punase värviga lihtsalt märku. Ja jällegi tundub, et midagi muud siin väga teha ei ole. Kenasti jõudis ka see kommentaar nagu eelmine kordki, et palun see ära maksta. Ja jällegi on mul võimalik siis saata see menetlusringile või siis juba rakendub siin vastavat automaatikada ja ta ongi juba menetlusringis automaatselt. Aga kui kõik on korras, saan selle ostuarve kinnitada ja siis juba minna näiteks tasumise juurde. Annan tagasi praegu siis sõna Joonasele, et tema siis räägib natuke lähemalt nüüd juba kuluaruannetest ja sõidupäevikust. Ja. Nii, üks asi, mis ma unustasin enne vastata, on see, et kui teil on vaja arveridade digiteerimist, siis see on ka tegelikult võimalik läbi Costpocketi. Et ta on lisatasu eest, ta on 2 senti iga arverida. Ja siis meil on vahepeal tulnud ka siia mõned küsimused, ehk siis küsitakse, kas seda videosalvestust on võimalik tagant järgi vaadata. Vastus on jah, on küll. Et me tõenäoliselt järgmise nädala jooksul saadame selle videosalvestuse lingi ka teile, kus te saate seda tagant järgi ilusti vaadata. Siis küsitakse, et kui on mitmeleheküljeline arve, et siis kuidas saab seda nagu ühena digiteerida. Et kui see arve ongi PDF-arve, mis on mitmeleheküljeline ja tuleb teile e-mailile, siis kõik need leheküljed digiteeritakse ära. Et meie süsteem käib kõikidest leheküljedest üle ja samamoodi saadetakse ka täisarvena edasi raamatupidamistarkvarasse. Et me ei saada ainult esimest lehte, vaid saadamegi terve dokumendi. Kui see on paberkujul mitmeleheküljeline arve, siis on natukene keerulisem, et praegu meil mingit väga head lahendust selleks ei ole, et pildistada mitmeleheküljelisi arveid. Siis on küsimus, et kas on võimalik pildistada nii, et tšeki arve taust ei jääks peale. Siis samamoodi me tahame seda üks hetk lisada, aga tänasel päeval meil ei ole veel sellist
automaatikat, et me oskaks ära lõigata selle tausta sealt tagant, et sinna tuleks natuke nii, et ta oskaks nagu eristada seda tausta ja seda dokumenti, et tänasel päeval meil veel see süsteem ei ole nagu nii tark. Siis on küsimus, et kas on võimalik e-mailis saata arve läbi Costpocketi aadressi otse programmi? Jah, täpselt. Et selle Sony arvega, mida me just digiteerisime, et me võtsimegi selle Costpocketi e-maili aadressi, läksime minu postkasti ja saatsime ta otse sinna aadressile ja ta digiteeriti ära ja ta liigub automaatselt edasi, et see kasutaja, kes selle saatis, ta ei pea kuhugi meie keskkonda sisse logima, et veel mingit nuppu vajutada, et uuesti veel eraldi saata või midagi sellist ei pea tegema. Ja kas, et siis kui e-mailis on mitmeleheküljeline arve, siis kas ta jõuab täismahus-programmi? Jah, jõuab. Directosse kindlasti jõuab. Meil on vist üks programm tänasel peal, kuhu ta ei jõua, kahjuks ei jõua kõik leheküljed. Siis kas ta eristab tšeki käibemaksu osaga eraldi? Ma tahaks öelda jah, ma ei tea, kas ma saan sellest küsimust õigesti aru, aga jah, et me loeme välja ka käibemaksu ja kui on tšekil niimoodi, et on seal näiteks 20 käibemaks ja 9 käibemaks, siis ta ka võtab need nagu eraldi ja kui on 20 ja 0, siis võtab ka need eraldi, digiteerib eraldi ridadena. Et kas on võimalik automaatselt edastada firma enda e-mail tulnud dokumendid Costpocketi e-mailile? Automaatne forwarding, ehk siis hankija ei pea hakkama neid saatma uuele. Jah, on. Meil on kliente ka, kes on teinud selle. See vist käib kuidagi niimoodi, et Gmailist näiteks seate üles selle automaatse saatmise, siis see süsteem ehk Gmail saadab meie sinna süsteemi esimese sellise proovimeili või asja, kus te peate ühe hästi pika lingi ära kinnitama. Et siis meie süsteemist peate selle lingi, see link tuleb meie süsteemi, peate selle ära kinnitama ja siis ta tegelikult teie see postkast hakkabki otse neid saatma automaatselt edasi. Seal on omad nagu asjad, et kui te selle automaatse forwardimise teete, siis võib juhtuda, et teie sinna e-mailil tuleb ka mingisugust spämmi, mingisugust reklaami, et tavaliselt see postkast saadab need kõik kohe edasi sinna meie süsteemi. Ja meie süsteem üritab seda reklaami ka digiteerida, proovib sealt nii palju andmeid kätte saada kui võimalik ja saadab sellega edasi nagu raamatupidamisprogrammi. Et võib-olla siis tuleks raamatupidajat hoiatada, et sinna võib natuke rohkem nagu asju tulla, et võib-olla kõik, mis tuleb programmi, ei pruugi siis nagu arved olla, et sinna võib ka jõuda mingit nagu natuke nagu rämpsu. Nii. Ja nüüd uuesti siis siia tagasi, et ma nüüd näitan teile ka, kuidas teha aruandeid, et lähmegi aruanded, uus aruanne ja siis võime teha nii kuluaruannet kui lähetusaruannet. Kuluaruanne on selline hästi lihtne, et siia lihtsalt lisame nime ja siis kõik jooksvad kulud on, mis meil kuu jooksul on, lisame sinna alla ja kuu lõpus saadame selle aruande Directosse edasi. Teeme täna lähetusaruande, et see on natuke huvitavam, siin on rohkem asju. Ja teeme välislähetuse. Et me käisime Soomes. Ja siis ta küsib ka algust ja lõppu. Oletame, et 10. kuni eilseni olime Soomes. Siis ta arvestab ka sellega, et ta arvestab siin all päevarahad. Ja kui see lähetus algas pärast 9, siis ta ei arvesta nagu selle viimase päeva eest ja samamoodi, kui te jõudsite öösel enne 3 koju, siis ta ei arvesta seda viimast päeva. Ja süsteem arvestab ka, ta on nagu ehitatud nagu seaduse järgi, ehk esimesed 15 päeva on ta automaatselt 50 €, pärast seda ta on 32 ja seal on veel igasuguseid erandeid, et kui see on üle mitme kuu lähetus või on 1 kuuses lähetus, et need kõik on siia nagu sisse ehitatud. Nii. Siis, mis see lähetuse nagu eesmärk oli ja sisu, me lihtsalt lisad siia koosolek. Ja siis on võimalik ka selline asi, et näiteks kui teie ettevõttes ei makstakse mingi muu summa, et ei ole see seaduses määratud maksimaalne summa, siis on võimalik siia näiteks kirjutadagi 32 ja siis ta arvutab nagu üle selle. Aga teeme meie niimoodi, et meie maksame maksimaalse summa, et jätame selle.
siis vajutame salvesta. Nüüd ta on selle aruande kausta nagu valmis teinud ja nüüd me saame siia alla hakata dokumente lisama. Ja oletame niimoodi, et me käisime Soomes, käisime lennukiga Soomes ja me võtsime kodust maja eest takso ja sõitsime lennujaama. Ja meil on see Bolti arve on e-mailis ja me tahame selle Bolti arve saata siia süsteemi. Selle jaoks on ka igal aruandel oma see e-maili aadress. Siin, nagu te näete, see pikk e-mail, kus on aruande nimi pluss minu nimi ja ettevõtte nimi. Nii, klõpsti. Vajutan peale, et kopeerida. Siis lähen postkasti ja siis on näha siin see Bolti arve. Ja Bolti arve puhul on ka see, et siin ei ole ei manust, ega tegelikult see e-maili sisu ei ole ka nagu kõige parem arve, sest siin ei ole käibemaksu informatsiooni. Et siin juhul tegelikult tulekski selle lingi alt alla laadida see PDF ja see saata meie süsteemi. Aga meie süsteem teeb seda automaatselt, et ei pea ise seda nagu laadima, te võite lihtsalt nagu forwardida. Lähemegi siis siia ülesse, paneme forward ja jälle, kui me soovime ka mingit kommentaari lisada, siis me saame siia panna edit subject ehk muuda seda pealkirja ja siis pealkiri jõuab ka ilusti kaasa. Et siin ta ongi selline. Võtan selle siit eest ära. Ja siia siis lisate selle aadressi, mis me sealt meie süsteemist kopeerisime. Nii, ja siis saadamegi ta lihtsalt meie süsteemi. Nüüd me peame jälle natuke aega ootama, kuni see Bolti dokument siia süsteemi jõuab, et nii kaua, mis me saame teha, me saame juba järgmist dokumenti lisada, et me ei pea ootama. Uuesti galeriisse. Siis siin on ka üks dokument. Ava. Ja samamoodi ta nüüd küsib need küsimused, ma lähen natuke kiiremini üle, et ma soovin eraisikuna seda raha tagasi saada. Jälle, see on ka kütuse dokument. Seda kommentaari ei lisa ja siia ka midagi juurde ei lisa. Nii, ja nüüd see ongi see check siia lisatud. Teeme ühe värskenduse, vaatame, kas see Bolti arve on ka meile siia kohale jõudnud ja ongi olemas. Lahti korraks. Siin on näha, et see on ta on võtnud selle PDF-i, mis oli seal e-maili lingi all, et siin e-mail ise näeb natuke teistsugune välja. Ja Bolti puhul on ka see, et väga tihti tarnija ei ole Bolt ise, vaid ongi see inimene, kes seda taksot teile sõitis. Ja siis lisame siia ka hüvitamise, et maksin eraisikuna, et ma soovin ka seda raha tagasi saada. Ja et see kululiik on takso. Nii. Ja nüüd tegelikult, kui meil rohkem dokumenti ei ole, siis nagu ongi see aruanne on valmis, ehk ma saangi selle lihtsalt direktosse edasi saata. Panengi lihtsalt esita aruanne. Ja. Nii, ja saadetud. Ja nüüd viimase asjana ma näitan teile ka ühte suhteliselt uut funktsionaalsust, et meil on võimalik ka teha sõidupäevikut. Selle jaoks läksin uuesti siia aruanded, uus aruanne, sõidupäevik. Siis lisame siia pealkirja. Ja nüüd samamoodi nüüd on see nagu kaust olemas ja nüüd ma saan siia need sõidud alla lisada. Panengi lisakilomeetrid. Siis, et esimese sõidu me tegime 6. Saan siia kirjutada nagu sõidu eesmärgi. Siis ta küsib, et millise autoga sa käisite. Minul on siin üks auto juba lisatud. Kui veel autot ei ole, siis see ekraan näeb välja selline, et ta küsib, kas see on ettevõtte auto või isiklik sõiduauto. Ehk siis ettevõtte auto puhul on ju ta mingid nagu summad sinna järgi ei arvuta. Niikuinii kõik ettevõtte autokulud lähevad ettevõtte kanda. Aga kui on isiklik sõiduauto, siis on võimalik saada kilomeetri hüvitist iga kilomeetri pealt. Et ma praegu ise uut autot ei loo, kasutan juba olemasolevat, et see ongi siis nagu isikliku sõiduautona siia alla loodud. Siis ta küsib
odomeetri näitu. Paneme siis siia lõppnäidu. Paneme näiteks, oletame, et umbes 180 kilomeetrit, 109 kilomeetrit. Siis jätka ja salvesta. Ja ma lisan ühe väikse sõidu veel siia. Oletame, et see oli näiteks täna ja kohtume kliendiga ja see oli näiteks siin samas Tallinnas. Ehk väga kaugel ei olnud vaja sõita. Salvesta. Ja samamoodi, kui nüüd on need kõik sõidud siia lisatud, siis saab vajutada esita aruanne. Nii, ja see aruanne siis liigub edasi Directosse. Ja Terje siis näitab teile, kuidas ta jõudis sinna. Just, et vaatame, kuhu siis jõudsid antud kuludokumendid, aga ma vastaks võib-olla enne, kui ma näitama hakkan ära ühele küsimusele, mis vahepeal on tulnud. Et küsimus on, et esitatud näites varem siis tekib esitatud tšeki eest dokument Directosse ostuarvena, et kas on võimalik suunata see tegevus ka raamatumoodulisse dokumendiks kulutus. Jah, on küll, et teil on võimalik vajutada ka sealt nupule koosta kulutus ja näitena oli see toodud ostuarvena, sest mõned ettevõtted teevad ka igast tšekist ostuarve, aga võimalus on olemas. Kas ma võin ka vastata? Ja, vasta ära. Ja siis on küsitud ka see, on küsimus siis minule, et see kuupäeva formaat on minul hästi naljakas, see on see Ameerika kuupäeva formaat, mul arvuti vist siiamaani arvab, et on Ameerikas ja sellepärast see on minul tegelikult niimoodi, et kui teie oma arvutis teete siis ja teil on see normaalne kuupäeva kuidas seda nimetatakse, vorming, siis teil on ta nagu ilus, et ta ei ole selline, nagu minul ta välja nägi. Aga vaatame jällegi siia dokumentide transpordi alla. Ja nagu näha, on siis jõudnud siia 2 kulutust. Esimene kulutus oli siis, avame selle siit, oli siis lähetusaruanne ja nagu näha, on siis jõudnud siia ka Costpocketist tulnud lähetusaruanne nagu eraldi dokumendina, kus on kõik vajalik info välja toodud ja on siis lisatud ka siia Bolti arve ja samuti ka see tšekk, mis Joonas lisas. Jällegi vajutame nüüd seekord nupule loo kulutus ja tekib meile siis kenasti Directosse kulutuse dokument. Jällegi kõik need lisatud manused on ka siin kenasti olemas. Ja nagu te näete, siis siin päises on kohe ära täidetud ka kulutaja Joonas. Selle koha pealt toon teile kindlasti välja, et see kulutaja sinna tuleks, oleks vaja vaadata üle siis Directos seadistuste alt, üldised seadistused, et mis info seal Joonase kasutajakaardi peal peab olema. Otsin siit üles Joonas ja oluline on Directo puhul siis, et Joonase kaardi peal oleks kas isikukood või e-mail, mida ta siis kasutab Costpocketi poole peal. Nii, võtame veel kord ette siis selle kulutuse ja siin on siis kenasti näha, et tegemist oli siis koosolekuga Soomes. Lähetuse periood oli siis alates 10.04 kuni 13.04 ja samuti on siis jõudnud kõik kulutuse read ka siia dokumendile ja samuti siis ka määratud kulutuse tüübid, mida siis vaatasime juba enne, kuidas neid seadistada ja sellest lähtuvalt on siis kenasti täidetud ära ka siin kontod. Nendel juhtudel, kus ma olin märkinud ära ka selle kuluobjekti, tulevad ka need objektid kaasa ja ongi tegelikult raamatupidajal vaja see dokument üle vaadata, kontrollida, vajadusel midagi lisada ja jällegi, kas siis saata menetlusringile või siis dokument kinnitada ja salvestada ja vajadusel teha siis väljamakse. Panen selle dokumendi praegu siit kinni ja vaatame siis veel seda teist dokumenti, mis jõudis.
tegemist oli siis sõidupäevikuga. Jällegi on siin kenasti juures ka siis sõidupäeviku kokkuvõte või dokument, mis siis tuli Costpocketist ja vajutades nupule loo kulutus, avaneb siis jällegi kulutuse kaart, kus kulutajaks on või nii-öelda sõidupäeviku pidajaks on siis Joonas. Kaasa tuli ka tüüp, et tegemist oli eraautoga ja näha on siis siin kogusena kilometraaž ja ka ühiku hind. Ja jällegi tundub, et ka vajalikud käibemaksukoodid on olemas ning piisab siis sellest, kui me selle dokumendi kinnitame ja salvestame. Vaatan korra, et küsimusi praegu vahepeal tulnud ei ole. Siinkohal ongi hea moment anda siis sõna meie heale kliendile firmast ETS Nord ehk siis Ene, palun tule räägi oma kogemusest Costpocketi ja Directoga. Tere siis ka minu poolt. Olen siis Ene Saluste firmast ETS Nord. ETS Nord, ma arvan, et ei ole väga tuntud ettevõte Eestis küll, aga võib meie tooteid leida näiteks Rahvusooperist Estonia, samas Lennusadamast, Tallinna Teletornist ja ka restoranidest. Meie kõige uuem siis tootegrupp ongi köögiventilatsioon. Ehk siis ETS Nord on terviklikke ventilatsioonilahendusi tootev, arendav ja müüv ettevõte. Et meie oma innovaatiliste toodetega tahame inspireerida kogu maailma ning luua kvaliteetsele sisekliimale jätkusuutliku tuleviku. Et me nii oma tootearenduses kui ka oma protsessides väga keskendume innovaatilisusele. Meie logo siis ja slogan on, et let's move the air together. Kus me tegutseme? Peakontor asub meil Tallinnas. Meie kõige suurem turg on Soomes. Lisaks tegutseme veel Rootsis, Taanis ja eelmisel aastal avasime ka ettevõtte Araabia Ühendemiraatides. Et soovime lisaks siis tänasele põhiturule, mis meil on Skandinaavia ja Põhja-Euroopa, minna vallutama ka maailma. Directot me kasutame kõikides riikides ja kogu finantsüksus asubki Eestis. Jah, me kohapealsetes riikides ostame sisse küll nii-öelda maksuarvestuse teenust, aga kogu raamatupidamine tegelikkuses tehakse Eestis. Ja selleks on meil väga hea ja suurte võimalustega programm Directo. Ja Tallinnas asuv raamatupidamisüksus suudabki tänu sellel veebipõhisele programmile teenindada ära kõik siis meie üksused. Kui rääkida nüüd numbritest, mis finantsinimestele väga meeldivad, siis 2021 aastal tegime siis ettevõttes kokku 49 500 müügiarvet. Ostuarveid oli veidi enam kui 22 000 ja kuluaruandeid 938. Et keskmiselt teeb see ühes kuus 6050 dokumenti. Meie majas raamatupidaja müügiarveid ei tee. Küll aga ta jälgib seda ja kõiki neid jätkutegevusi, et need saaksid makstud. Kui kliendil on küsimusi, saata uuesti arveid või mis iganes, siis seda teeb meil täna raamatupidamine. Et neid 49 000 müügiarvet ei tee täna inimene, vaid et 72% nendest müügiarvetest on tegelikult loodud roboti poolt, nagu me teda ise siis majas kutsume. Et see tähendab seda, et need arved loob siis tegelikkuses Directo protseduur
ja seal inimene ei sekku. Et meie müügijuht ei soovinud, et müügiarve tuleks kliendile e-mailile õhtul, kui ta kodus perega mugavalt vaba aega veedab, et meil robot tegelikult loob arved sama päeva õhtul, aga välja saadab siis kliendile järgmise päeva hommikul kell 8. Ja arvete edastamise viise on meil palju sõltuvad sellest, kuidas klient seda on soovinud. Kas ta siis on e-arve, kas ta on PDF, kas ta tahab saada seda PDF-i ühele e-mailile või rohkematele e-mailidele. Seda kõike täna oleme suutnud koostöös Directoga siis selle protsessi käigus ära kirjeldada ja seda kõike võimaldab meil siis see protseduur teha. Meie suur õnn või õnnetus on erinevad valuutad lisaks eurole. Et siis Rootsis on Rootsi kroon, Taanis Taani kroon ja Araabia Ühendemiraatides on Araabia Ühendemiraatide dirham. See teeb raamatupidaja elu nüüd küll oluliselt huvitavamaks. Et me kasutame Directot aastast 2009 ja alguses oligi meie lähenemine see, et kõik asjad peavad olema Directos. Kõik protsessid, aga mida aeg edasi, seda enam me nägime, et üks programm ei suuda teha ära kõiki asju. Ja aja jooksul oleme sellest mõtteviisist järjest enam ja enam lahti lasknud. Ja nüüd siit selle joonise pealt on tegelikult visuaalselt võib-olla kõige parem näha, et kui palju me oleme erinevaid süsteeme liidestanud täna Directoga, mis aitavad meil tööd teha palju lihtsamaks ja efektiivsemaks. Et siin on ära toodud nüüd põhilised programmid, mida me kasutame, et meil on väga palju panustanud ressurssi personaliprotsesside digitaliseerimisele, et meil on olemas liidestused tööarvestuse süsteemis StaffLogicuga, kus on olemas ka iseteeninduse pool. Samas on meil olemas liidestus haigekassaga, mis nüüd siin koroona ajal oluliselt vähendas meie käsitööd, sest kõik haigused tulevad läbi StaffLogicu meile tegelikult Directosse automaatselt. Ja finantspoole pealt me kasutame CostPocketit. CostPocket oli väga hea leid meile kunagi. Otsisime tegelikult juba pikalt, kes võiks selle poole meil lihtsamaks teha. CostPocket me kasutame Eestis. Et Soomes on meil Visma programm ja Rootsis Fortnox. Et nii Visma kui Fortnox tegelikult ei ole Directoga liidestatud, aga kuna nad võimaldavad nii-öelda vastavalt kohalikele regulatsioonidele arvutada lähetusrahasid, sõidukilomeetreid, siis me peame neid kasutama. Aga jah, liidestuse pool seal puudub. Eesti poole peal kasutame siis CostPocketit, kasutame arvete digitaliseerimist, ostuarvete poolt juba aastaid ja meie suur eesmärk on oma protsesse võimalikult digitaliseerida. Ehk siis oleme välja hõiganud oma tarnijatele siis kuupäeva 1. mai, kus me võtame vastu ainult e-arveid Eesti tarnijatelt. Vaatame, kuidas meil selle projektiga läheb. Lisaks erinevatele liidestustele on Directos palju võimalusi oma elu lihtsamaks teha. Et siin eelnevalt on ka mainitud Directo to Directo, mida meie väga aktiivselt kasutame, sest meil on 6 erinevat Directo andmebaasi ja kui ühes süsteemis ikkagi see info on tekkinud, siis me seda kuidagi ei tahaks käsitsi hakata teise süsteemi viima, ehk siis need andmed liiguvadki D2D kanali kaudu. Kasutame siin varem näidatud hankijate automaatikat, väga meeldib, kindlasti soovime seda veel edasi arendada. Kasutame finantsretsepte, kasutame gateway'sid, LHV Connecti ja meile väga meeldib see uus lahendus, kus saab käibedeklaratsiooni Maksuametisse otse saata. Lisaks on Directo teinud meile
ma ei teagi, kui palju neid täna juba on, erinevaid ööhooldusi, tunnihooldusi, erilahendusi, mis kõik aitavad meil täna teha protseduuri kiiremini või liigutada andmeid ühest baasist teise. Et iga uue tarkvara puhul, mis me valime või mida me kaalume, siis tegelikult kõige suuremaks kaalukeeleks ongi see, kas seda on võimalik Directoga liidestada. Ja kui ei ole, siis me oleme juba läinud täna ka juba seda teed pidi, nagu siin joonise peal on tegelikult olemas Avocado, mida ei ole võimalik otse liidestada, aga meil on üks hea partner, kes on meid aidanud selle projekti juures, et kuna nii Avocado kui Directo on passiivsed osapooled, siis meil on nüüd olemas pump, kes siis liigutab andmeid ühest keskkonnast teise ja meie saame ikkagi oma protsessid ära automatiseerida. Et eelnevalt juba ütlesin, et jah, et Directot me kasutame tegelikult juba aastast 2009. Väga pikalt on meil koostöö juba olnud. CostPocketit alates aastast 2019. Tegelikult vaatasin CostPocketit ka juba varem, siis see sellist vau-efekti ei tekitanud tol ajal. Vaatasime ringi, käisime, vaatasime teisi tarkvarasid ja kui 2019 aasta suve lõpus uuesti leidsin CostPocketis, vaatasin, et see on see, mis meid nüüd aitab. Ja tõesti, kui meil varasemalt kuluaruanded esitatigi raamatupidajale paberil, toodi hunnik tšekke, raamatupidaja kleepis, liimis, skanneeris, et kõik need dokumendid saaksid ilusasti Directosse manustatud, siis nüüd me seda enam ei tee. Nüüd meil on CostPocket. Selle kasutusele võtmine oli äärmiselt lihtne. Me valisime välja ettevõttes testgrupi, kes siis vaatas, katsetas, andis tagasiside. Selle pealt saime kirjutada oma majas juhendeid paremaks. Ja see kasutuselevõtt toimus tõesti väga kiiresti ja sai ikkagi hea tagasiside. Ja CostPocketi suureks eeliseks oli ka see, et nad tegelikult võtsid kuulda minu soovitusi, mida võiks teha paremaks. Ja suur tänu, oleme saanud tegelikult meie jaoks kindlasti selle süsteemi palju mugavamaks ja paindlikumaks. Ja seda CostPocketit, kui nüüd rääkida laia maailma minemisest, siis plaanin kasutusele võtta ka Araabia Ühendemiraatides. Eelmine aasta koostöös Carmen Cateringiga ETS Nord pidas Dubai Expo 2020 maailmanäitusel restorani. Ja kui algselt oli tõesti restorani teenindusjuhil ja kokal oli mure, et kuidas need dokumendid ikkagi kõik raamatupidamisse Eestisse jõuavad, siis meil oli hea lahendus tegelikult kohe võtta. Ei ole vaja muretseda, ei ole vaja kuskile lauanurgale dokumente korjata. Tuleb dokument, teed pildi ja nädalase intervalliga saadad selle aruande raamatupidamisse. Ja enne, kui me veel kasutasime CostPocketit, oli meil üks raamatupidaja, kes tõesti liimiski neid samu tšekke. Ja tema läks lapsehoolduspuhkusele enne, kui me hakkasime CostPocketit kasutama. Ja nüüd ta tuli lapsehoolduspuhkuselt tagasi. Ja kui ma küsisin, et kuidas töökoormusega on, siis tema sõnad olid, et mul ei ole midagi teha. Need tšekid tulevad ise Directosse ja mul ei olegi justkui enam väga midagi teha. Vaatan üle ja kinnitame ära. Ehk siis nii CostPocketi liidestus kui ka kõik eelnevad, millest ma põgusalt rääkisin, tegelikult täna teevad raamatupidaja töö oluliselt huvitavamaks. Raamatupidaja töö on väga rutiinne töö, väga standardsed ülesanded, aga me saame erinevate tarkvarade ja äppidega seda rutiini vähendada ja anda raamatupidajatele rohkem kontrollifunktsiooni ja seda, mis võib-olla paneb nende silmad rohkem särama ja annab seda entusiasmi tegeleda nende rutiinsete töödega, mida täna veel peab tegema. Minu poolt aitäh
ja ma annan sõnaääre tagasi Joonasele. Nii. Aha. Aitäh, Hene. Väga äge. Ma näitan teile nüüd natukene ka täpsemaid seadeid ehk erinevaid asju, mida saab Costpocketis muuta. Siis näitan hinnastamist ja siis vastame veel küsimustele. Niimoodi, siis oleme uuesti Costpocketis tagasi, läheme ülevalt paremalt seaded. Siis esimene asi ongi minu konto, siit näeb, kas te olete administraator või tavakasutaja. Administraatorina saate nagu ligi erinevatele seadetele. Ja siis siin ongi lihtsalt ees perekonnanimi, minu nagu pangakonto number, ehk kui ma teen aruande, kus ma soovin, et see nagu hüvitatakse minule kui eraisikule, siis see pangakonto number läheb ka alati direktosse kaasa. Ja siis on siin ka isikukood võimalik lisada. Siis see emaili aadress, mida me enne juba korra kasutasime, et siit saime kopeerida, läksime postkasti, saatsime dokumendi otse sellele aadressile. Siis siin on keelevalik, siis on ettevõtte andmed, erinevad liidestused, kasutajad. Kasutajate poolt ongi siin lihtsalt näha erinevad kasutajad, kes on siin ettevõtte all. Saab muuta kasutaja administraatoriks või administraatori tavakasutajaks või üldse ära kustutada ja uusi kasutajaid saab siit ülevalt lisada. Et siia tulebki siis kirjutada selle kasutaja emaili aadress, valida, mis keeles ta saab õpetuse, et kui te saadate kellegile selle nagu kutse, siis ta saab õpetuse oma emailile ka, kuidas kasutama hakata. Ja siis siin saab ka valida, kas ta on administraator või ei ole, et kui panete selle linnukese sisse, siis ta on ka administraator. Nii, kasutajad, jah, hinnastamine. Ma räägin sellest täiesti lõpus, kodulehelt näitan ja räägin, siis mul on lihtsam, siin on liiga vähe informatsiooni. Siis on e-arved, e-arvete vastuvõtmine, sellest ka natukene rääkisime enne, et see käibki niimoodi, et siit tuleb see kõigepealt ära aktiveerida ja siis tuleb sealt RIKi keskkonnast ettevõtte juhatuse liige peab nagu kinnitama selle operaatori. Ja siis täpsemad seaded. Nagu me alguses, kõige esimese asjana, kui ma hakkasin rääkima, näitasin teile ka, kuidas neid kululiike on võimalik muuta. Lähme siit korraks uuesti siia ja siis halda kululiike. Et siin ongi see koht, kus me esimese asjana lisasime selle liisingu siia juurde. Et siin on siis võimalik nüüd täiesti ära muuta selliseks, nagu teie ettevõttele on see sobilik ja siis direktor selle kululiigi järgi oskab lisada teile kulukonto ja käibemaksukoodi. Siis meil on võimalik kasutada Express-režiimi. See töötab niimoodi, et ta üldse küsimusi ei küsi, et lihtsalt teete pildi ja dokument saadetakse edasi. Võib-olla pigem sobib nagu väiksematele ettevõtetele, et kus on nagu vähem dokumente. Siis on võimalik niimoodi näiteks, et kui teile ei ole kindlasti kululiiki vaja, siis on võimalik see nagu kinni keerata, et ta teisi asju küsib, aga kululiiki ei küsi. Või näiteks hüvitamine on võimalik kinni keerata või kommentaar. Et saate nagu muuta selle protsessi selliseks, nagu see on teie ettevõttele sobilik. Siis meil on olemas ka esimene nagu kinnitusringi funktsionaalsus, et on meil päris värske ja noor. Siis on selline võimalus, et luba kasutajatele ettevõttega liituda, ehk kui te olete ettevõtte ära registreerinud, siis on kasutajal ise võimalik, et ma sooviks liituda selle ettevõttega. Kui te soovite, et keegi ei saaks teie ettevõttega liituda, siis on võimalik see kinni keerata. Siis on automaatne dokumentide edastamine. Suhteliselt alguses, kui ma demo alustasin, ma saatsin ühe Sony arve oma postkastist siia Costpocketi aadressile ja see dokument läks automaatselt edasi raamatupidamise tarkvarasse. Et kui ma selle siit kinni keeraks, siis ta ei läheks automaatselt edasi. Eks see tähendaks seda, et siis peaks see ettevõtte juht või kes selle dokumendi sisse saatis, korra veel äppi lahti tegema ja veel nagu kinnitama ära, et okei, nüüd võib saata. Et üldiselt ka väga harva, kui ettevõtet seda tegelikult vaja on. Siis aruanded, samamoodi, et jälle kui suuremad ettevõtted, siis pigem tasub
nagu kasutada aruandeid, jälle kui on hästi väike ettevõte, siis vahel mõni soovib, et kõik asjad tuleks ükshaaval. Siis on lähetusaruande seaded, et siia on võimalik kohe lisada see päevaraha piirmäär, et kui teil ongi nagu ettevõttel mingi sisepoliitika, et teil on täpselt see summa, see on võimalik see siia lisada, et siis ta on kõikidel samasugune. Siis luba üksikute dokumentide saatme raamatupidamise tarkvarasse. Esimese asjana, kui ma demo alustasin, ma saatsin ühe üksiku tšeki Directosse, et kui näiteks raamatupidaja ütleb, et no ma ei taha saada neid üksikult, et kõik peab minema aruandesse, kas kuluaruandesse või lähetusaruandesse, siis ongi võimalik see siis välja lülitada. Jah, et siis ta ei luba saata üksikut dokumenti raamatupidamise tarkvarasse. Et see võib täiesti mõne suurem ettevõtte puhul täiesti olla nii, et raamatupidaja ei taha neid saada ükshaaval. Kasuta nime ei edastata programmi. See seadistus on põhiliselt selle jaoks, et kui on mõnes ettevõttes, kus raamatupidaja ise pildistab neid dokumente ja ta ei taha, et tema nimi läheks kaasa, siis on võimalik see siit kinni panna. Siis on välismaa dokumentidelt nagu võtame nagu käibemaksu ära, et ei digiteeri käibemaksu välja, et selline seadistus, et näiteks kui ongi vahel käiakse välismaal ja ei taha, et välismaa dokument oleks käibemaks välja loetud, et lihtsalt, et neto võrdub bruto põhimõtteliselt siis. Ja siis, nagu me alguses korraga mainisime, siis on võimalik arveridade digiteerimine, et siis 0,02, 2 eurosenti per arverida on võimalik siit sisse lülitada. Nii, täpsemalt sead, et siis on võimalik kliendi toele kirjutada, meist lugeda ja välja logida. Siin rohkem midagi väga huvitavat ei olegi. Ma räägin veel 2 sõna ka hinnastamise kohta. Suures plaanis siis ongi siinpool on siis robotdigiteerimise hinnastamine ja siis on siis koos inimdigiteerimisega hinnastamine. Kui te alguses ettevõtte registreerite meie juures, siis ta on alati tasuta demo peal. Ta ongi 5 dokumenti kuus. Kui 5 dokumenti saab täis, siis süsteem ütleb, et okei, et palun valige nüüd hinnastamine, et teie see tasuta maht on läbi. Kui ootate kuu lõpuni, siis iga kuu, ta lisab uuesti, järgmine kuu saab jälle 5 tükki lisada. Siis kuldpakett ongi siis 5 eurot kasutaja kohta ja iga kasutaja annabki 100 dokumenti juurde. Ja ei ole vahet, ei pea olema niimoodi, et üks kasutaja lisab kõik need, või ei pea olema nii, et iga kasutaja lisabki 100. Võib olla niimoodi, et üks lisab 150 ja teine lisab 1 ainult. Et me liidame selle nagu ettevõtte peale kokku. Siis on plaatina pakett, siin siis on ka meie inimene vahel, kes kontrollib andmeid. Siis ta on 7 eurot ja 30 dokumenti. Et ongi, et kui kuldpaketi puhul on ainult robotdigiteerimine, ehk meil nagu väga otsest selget kulu iga dokumendiga ei ole, siis on ju plaatina puhul, kus on ka inimene vahel, on ka meil otsene kulu, peame kellegile maksma sellest, et neid dokumente digiteerib. Ja siis on tükipõhine hinnastamine, et seal on siis, ongi tükipõhine, et seal kasutajate pealt mingit lisatasu ei tule. Näiteks Tallinna Tehnikaülikool kasutab seda, neil on umbes 2000 kasutajat, aga dokumendi maht on hästi väike ühe kasutaja kohta. Et see hinnastamine sobib väga hästi neile. Nii, ja siis hinnastamise poolt vist ka kõik praegu, et ma pidin, meil oli ka kingitus. Ma võin ka seda oma siit need, super. Et jah, et kui te meie juures kontot loote, siis ühel hetkel te näete sellist ekraani, et arve saa e-post ja siis on süke all, et kas sul on sooduskood ja kui te loote registreerite, siis kasutage seda sooduskoodi, kirjutage lihtsalt Directo 2022, siis te saate 1 kuu täiesti tasuta kasutada. Et meie esimese arve väljastame teil alles juuli alguses. Nii, kas te tulete tagasi siia nüüd? Minu poolt on ka kõik, kas me vist võiks nüüd küsimusi võtta? Ja, vaataks mõned küsimused üle, et siin üks küsimus on küll suunatud sulle, aga ma võtaks selle korraks üle, et on küsitud, kas kulu saab jagada, et summa jagada 2 või 3 reaks, seda võiks teha mugavalt pigem Directo poole peal. Ene rääkis siin ka finantsretseptidest näiteks, mida saab kasutusele võtta. Et
et jah. Et mulle tundus ka, et meil ei ole mõtet nagu seda meie juures hakata nagu tükkideks tegema ja ma arvan ka, et raamatupidaja teab kõige paremini, kuidas seda nagu täpselt jagada, et see mõistlik oleks nagu teha seda jagamist nagu raamatupidamist tarkvaras sees. Nii. Kas, see vist on mulle, et siis kas üks dokument on üks aruanne või üks tšekk? Ehk üks dokument on nagu üks kuludokument, ehk siis kas tšekk, PDF, arve, mingi muul kujul arve. Et üks see nagu dokument. Et aruandeid me tegelikult eraldi üldse ei loe, et aruandeid võib olla väga palju. Siis on küsitud veel, et kui Costpocketis ei ole kululiigid seadistatud ja kasutatakse robotigiteerimist, siis kuidas Directo näitab ostuarvel ridu, kas jätab üldse tühjaks? Kui jah, need kulutüübid ei ole seadistatud mõlemal pool, siis jõuab rida Directosse arvekehasse siis ilma konto ja objekti ja projektita, et saab need lisata siis käsitsi. Jah, kui meie juurest, kui seal ei ole mitte ühtegi seadistus, siis meie juurest tuleb lihtsalt sisse selle inimese nimega, kes selle dokumendi esitas ja siis seal on kirjas, et kas ta vajutas, et kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele ka, et see on lihtsalt nagu, tuleb sinna infoväljana nagu sisse. Siis ma võib-olla vaatan, et Maarja on siin küsinud päevarahade kohta, et äkki Ene natukene oma kogemusest. Jah, ma võin öelda, et me maksame ka aeg-ajalt päevarahasid ette, et sellisel juhul mina soovitaksin Costpocketis teha esimese aruande üksnes päevarahade peale, kui on soov need enne lähetust välja maksta ja pärast hiljem, kui tulevad täiendavad kulud, siis teha tavaline kuluaruanne sinna juurde selle lähetusaruandele. Väga hästi vastatud. Et meil seal kui ma lõin seda lähetusaruannet, seal tegelikult oli all väike nupp, ma vist ei näidanud teile, et päevarahad sees või väljas, et ongi võimalik siis teha esimene aruanne lihtsalt, kus on ainult päevarahad, dokumenti ei lisa, raamatupidaja kinnitab ära, inimene saab oma raha kätte ja siis pärast, kui ta siis päriselt läheb sinna välisriiki, siis ta saabki teha uuesti selle aruande, aga siis on seal nupp, et ei ole päevarahasi klõpsti, et siis ta nagu lülitab välja selle. Ja. Siis Liina on siin küsinud, et mis vahe on esiteks meilidel saabunud arve saatmine Costpocketile ja sealt edasi Directosse ja teiseks meilidel saabunud arve saatmine otse Directosse data.directo.ee abil. No esiteks on siis see, et kui te saadate läbi Costpocketi, siis see digiteeritakse ja see jõuab Directosse. Kui te saadate selle Directo manuste postkasti, mida siis näitab see data.directo.ee, siis sellisel juhul jõuab teile sinna PDF-arve ja tegelikult ei ole väga palju võimalusi seda PDF-arvet nii-öelda see meiepoolne robot ei suuda seda PDF-arvet nagu väga hästi lugeda, et on võimalik teatav automaatika teha, aga kindlasti teeb seda kvaliteetsemalt siis Costpocket. Ma võin ka siinkohal juurde proovige, ma arvan, et proovige mõlemat ja vaadake, kumb teile paremini sobib. Võib-olla mõnel ettevõttel sobibki väga hästi see Directo-poolne ots, et siis ei olegi vaja seda teist vidinat sinna juurde panna. Nii, kas Costpocketi robotile on võimalik selgeks õpetada välja teatud ridu, näiteks kaupmeeste kaubaarvel on transport või taara ja need panna teatud kuluridadele. Meil tänase päeval on niimoodi, et robot ei oska meil arveridu digiteerida. Et seda me pakume ainult läbi inimese digiteerimise. Kui me räägime kaupmehe arvetest, siis mina tegelikult väga soovitaks võtta vastu e-arveid. Sest kaupmees suudab saata e-arveid ja kui ta tuleb e-arvena, ta tuleb teil täiesti, kõik read on seal olemas ja nad on alati õiged, ei pea muretsema, et seal oleks midagi valesti. Ja kui vanasti öeldi, et ma ei taha lisaks maksta, et e-arvetele või kellelegi maksma, siis kui te võtate läbi meie näiteks neid vastu, siis see on 1 euro eest kuus, et ma usun, et see ei tapa ära.
ja minu teada vist läbi Directo on üldse täiesti tasuta kohe e-arvete vastuvõtmine. Jah, Riki puhul on siis või tasuta. Või võtke see läbi Directo, et see teil ei tule mitte mingit kulu sellest juurde ja ma arvan, et raamatupidaja on väga õnnelik, kui nad tulevad nagu e-arvetena sisse, et temal on palju lõbusam. Et kui vähegi võimalik, mina soovitan kasutada e-arveid sellisel juhul. Ja tundub, et siis üks viimaseid küsimusi, et kuidas laoartikleid sisaldavaid arveid Costpocketi kaudu digitaliseerida. Täna võime siis öelda seda, et nüüd laoartiklite jaoks, et eelkõige kui ma tahaksin teha veel sellest nii-öelda sisenenud infost sissetuleku ja sealt võib-olla siis edasi ostuarve, siis seda tuge täna ei ole. Ehk siis ei ole võimalik siis teha nii-öelda sissetulekusse sellest dokumentide transpordi alla tulnud dokumendist ja et seal oleks siis kenasti need laoartiklid peal. Toon võib-olla välja selle, et kui on ridadepõhine digitaliseerimine, et siis on, nagu ma enne rääkisin, võimalik kasutada seal teatavat hankiautomaatikat, kus siis sisalduse järgi ostuarvele lisatakse vajalikud read. Aga tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole. Väga meeldiv oli teiega siin koos webinari teha ja ütleme siis omalt poolt kõigile head päeva ja pöörduge siis kindlasti otse meie poole siis küsimustega, mis puudutavad Directot, Costpocketit, oleme teie jaoks olemas. Aitäh ka minu poolt.